Tere kõigile! Kui Rainer oma ettekandes tõi välja suure osa vähiriskiteguritest, siis mina lisan sinna ühe veel ja räägin siis HPV-ga seotud haigestumusest. HPV on inimese papilloomiviirus, see on üks sagedamaid viirusnakkusi maailmas. See on väga nakkav, ta levib nahk-naha kontaktis või limaskestide kokkupuutel ja arvatakse, et umbes vähemalt 80% inimesi mingil eluetapil sellega nakatub. Aga enamikel inimestel see ei põhjusta erilisi sümptomeid, ta taandub organismist kuni paari aasta jooksul. Aga umbes kümnendikul inimestest võib see jääda püsima aastakümneteks ja põhjustada vähki. HPV-l on leitud rohkem kui 200 erinevat tüve. Suurem osa neist on siis üsna ohutud, aga teatud tüved, eriti tüved 18 ja 16, on kõige suurema onkogeense riskiga. Ja hinnatakse, et maailmas igal aastal rohkem kui 700 000 inimest haigestub HPV-st põhjustatud vähki. Tänaseks on üsna tuntud see teave, et HPV põhjustab just emakakaelavähki ja emakakaelavähieelset seisundeid, aga vähem on teada see jäämäe alumine osa, et see põhjustab ka suuneelu, suuõõne kõrivähki, pärakuvähki, häbemäe tupevähki ja peenisevähki, ehk siis ei ole ohustatud ainult naised, vaid ka mehed. Ühe läbiviidud uuringu järgi leiti, et nendel naistel, kes osalesid emakakaelavähi sõeluuringus, oli Eestis nende suure onkogeense riskiga HPV tüvede levimus umbes 9% ja suurim oli see noorematel naistel, 30-aastastel ja väikseim 50-aastastel naistel. Ja kõige suurema levimusega oligi see HPV-16 genotüübi levimus, millel on kõige suurem vähirisk. Aga arvestades, et sõeluuringus osalevad enamasti terviseteadlikumad inimesed, kellel ongi väiksem vähirisk, siis võib eeldada, et nende suure onkogeense riskiga tüvede levimus rahvastikus on veel suurem. HPV rolli eri elundite vähitekkes iseloomustatakse panusosisega. See näitab siis, et kui suurt osa vähkidest saaks vältida, kui see HPV mõju oleks eemaldatud. Ja see panusosis varieerub umbes 4% suuõõne puhul kuni 100% emakakaelavähi puhul. Et see tähendab siis, et emakakaelavähi puhul oleks HPV kõrvaldamisel võimalik haigestumust täielikult vältida. Ja aastas haigestub HPV-st otseselt põhjustatud vähki Eestis rohkem kui 200 inimest. See joonis iseloomustab eri paikmete osakaalu kõigi HPV-ga seotud vähipaikmete seas perioodil 1998 kuni 2022. Ja siit on näha, et perioodi keskel see oranžiga emakakaelavähi osakaal moodustas ligi poole kõikidest HPV-ga seotud juhtudest, aga perioodi lõpuks on see tänu sõeluuringule vähenenud umbes kolmandikuni. Vähenenud on ka kõrivähi osakaal, seda siis peamiselt tänu suitsetamise levimuse vähenemisele, aga samal ajal on jõudsalt suurenenud just suuneelu ja pärakuvähi osakaal, mida saab siis seostada HPV mõjuga. Me uurisime HPV-ga seotud vähipaikmete haigestumistrende perioodil 1995 kuni 2022 ja ma toon järgnevalt välja nende paikmete trendid, mille puhul see muutus on statistiliselt ka oluline. Et siit me näeme siis suuneelu vähi haigestumustrendi, mis on alates 2005. aastast suurenenud umbes 5% aastas, aga see haigestumus on olnud eriti kõrge just naistel, et veidi üle 10% lausa. Ja selle pika perioodi jooksul on siis suuneelu vähi juhtude arv meeste seas kahekordistunud ja naistel neljakordistunud. Pärakuvähi haigestumus on meestel olnud üsna stabiilne, aga naistel on see tõus olnud päris kõrge, 4% aastas. Ja nagu Kaire ka välja tõi, siis emakakaelavähi haigestumus varem tõusis kergelt, aga
Alates 2012. aastast on see püsivalt vähenenud 5,6% aastas. Et see on siis selline tõesti pikaajaline püsiv tore trend. Aga samas võttes arvesse, et 2022. aastal diagnoositi Eestis 117 emakakaelavähi juhtu ja igal aastal sureb umbes 60 naist emakakaelavähki ja see on vaktsiinvälditav haigus, siis seda on siiski liiga palju. Aga vaktsineerimisega seotud murekohtadest räägibki siis lähemalt Oskar. Aitäh! Ja, aitäh sulle, Mari-Liis, et ma võtan siinkohal nüüd üle ja tutvustan siis tegelikult ühe uuringu tulemusi. Aga ennem seda, kui me liigume täpselt selle uuringu juurde, siis lühidalt ka natukene siis vaktsineerimisest Eestis. Et Mari-Liis näitas ilusti ennem ära, kui suurt osa vähijuhtudest me saaksime vältida, kui me elimineeriksime täielikult HPV mõju, et see on suhteliselt suur hulk. Ja õnneks on tänaseks olemas Eestis kui ka mujal maailmas nii-öelda efektiivne ennetusmeetod siis HPV vaktsineerimise näol. Ning teoreetiliselt me saaksime öelda, et kui me suudame elimineerida selle HPV poolt põhjustatud riskiosa, siis me saaksime või võiksime teoorias jälle näha võimsat haiguskoormuse langust HPV poolt põhjustatud vähkkasvajate puhul. Nüüd Mari-Liis rääkis HPV levikuviisidest, siis ma võtan selle korra uuesti kokku, et me teame, et HPV on viirus, mis tüüpiliselt levib siis intiim- või seksuaalkontakti tõttu. Ja just seda arvesse võttes on siis ülimalt oluline, et vaktsineerimisega alustatakse just varajases teismeeas ja ennem seksuaalelu alustamist, ehk siis ennem seda, mil inimene või siis see nooruk ei ole olnud viirusele eksponeeritud. Ja mittevaktsineerimise põhjuseks ei ole ka vanem vanus, sest et kui me tugineme tänasele teadmisele, rahvusvahelistele uuringutele, siis me saame ka julgelt öelda, et vaktsiin on ka tõhus ka vanemas eas vaktsineerides. Nüüd vaktsineerimise juurde Eestis liikudes täpsemalt ja lühidalt kokku võttes, siis Eestis alustati HPV vastast vaktsineerimist 2018. aastal, mille raames alustati 12–14-aastaste tüdrukute vaktsineerimist 2-doosilises skeemis ja 9 valentse vaktsiiniga. Ja nüüd hästi suur ja oluline muudatus toimus siis eelmise aasta alguses, mil muutus HPV vaktsineerimine sooneutraalseks, ehk siis seda laiendati ka poistele ja lisaks võeti siis kasutusele 1 doosiga skeem ja laiendati sihtrühma kuni 18. eluaastani. Nüüd mul on siin slaidil tegelikult üks viga, mille juurde ma kohe jõuan, aga kui me räägime nüüd HPV vastase vaktsineerimise hõlmatusest, siis meil on Eestis olnud alates nii-öelda siis selle vaktsiini immuniseerimiskavasse kandmist kuni ka tänaseni suur probleem siis hõlmatusega. Ja nagu ka jooniselt on näha ja võttes arvesse ka siis Eesti keskmist hõlmatust, siis see hõlmatus jääb alla WHO poolt soovitatud 90%, mitte 70% on siis WHO poolt soovitatud sõeluuringu nii-öelda määraga, sellest räägib juba Reili. Ja nüüd, kui me võtame siis arvesse kõike seda, mida me eelmalt rääkisime, siis jõuamegi nüüd selle minu nii-öelda ettekande osa juurde, mis tähendab seda, et me osalesime ühes Euroopa Komisjoni Joint Action projektis ja selle raames me uurisime siis HPV vaktsineerimisega seonduvaid teadmisi ja hoiakuid lapsevanemate, õpetajate, kooliõpilaste ja siis vaktsineerimisega tegelevate tervishoiutöötajate hulgas ka. Nüüd hästi kiiresti käin ka metoodika üle, et uuringut korraldasime me koos Terviseametiga ja saime natukene abiga siis Tervisekassalt ja lapsevanemate teadmisi ja hoiakuid HPV vaktsineerimise suhtes uurisime siis kvantitatiivselt ja koostöös siis Turu-uuringute aktsiaseltsiga uurisime kvalitatiivselt kooliõpilaste, õpetajate ja kooliõdede teadmisi ja hoiakuid. Ja siis eraldiseisvalt uurisime veel kvantitatiivselt Eestis vaktsineerimisega tegelevate tervishoiutöötajate hoiakuid ja teadmisi ja ka koolitusvajadusi. Nüüd lähme tulemuste juurde.
Alustame siis lapsevanemate uuringu tulemustega. Et kõigepealt selgus lapsevanemate uuringu osas, et 79% lapsevanemate 6. klassis õppiv laps ei olnud vaktsineeritud HPV vastu. Nüüd, kui me vaatame slaidil toodud pirukat, pointerit ei hakka kasutama, seda on ilusti näha, siis me näeme sealt, et kõik need, kes vastasid, et nende laps ei ole HPV vastu vaktsineeritud, siis me uurisime nende käest, et kas teil on plaanis või olete te valmis HPV vastu oma laps vaktsineerida ja nende hulgas, kes siis vastasid sellele, me näeme, et umbes seal sihukene 45% olid nagu suhteliselt veendunud, et nad vaktsineerivad oma lapse vastu, et see on siis, arvutame lihtsalt selle sihukese sinaka ja roosaka kokku. Nüüd teadlikkuse ja hoiakute osas varieerusid tulemused suhteliselt seinast seina. Et lapsevanemad teavad, et HPV on oluline emakakaelavähi riskitegur, aga samas ei teata suhteliselt, ütleme niimoodi, kuna ta varieerub seinast seina, siis osad teavad, teised tea, et HPV põhjustab ka teisi nii-öelda haigusi, vähkkasvajad, kondyloomid ja nii edasi. Ja vastajate hulgas leidus ka väikene arv vastajaid, kes vastasid, et nad arvavad, et HPV vastane vaktsineerimine edendab ka seksuaalset riskikäitumist, mis on selline hästi tüüpiline HPV vastase vaktsineerimisega seonduv väärarusaam. Ja me tuvastasime oma uuringust põhjuse, miks lapsevanemad kas siis ei vaktsineeri oma last HPV vastu või siis nad kõhklevad otsuse tegemisel, et täiesti tüüpiliselt on see seotud infopuudusega. Ja ühesõnaga, lisaks siis, millest siis nagu tuntakse puudust, et infot tuntakse puudust näiteks HPV vaktsiini kohta, selle abil ennetavate haiguste kohta ning me küsisime ka, et millised on need potentsiaalsed usaldusväärsed infoallikad, kellelt seda infot või läbi kelle seda info võiks kanaldada. Ja sellele vastasid siis lapsevanemad, et võiks olla näiteks perearstid, naistearstid, koolisüsteem ja mainiti ka seda, et nii-öelda riiklikud nii-öelda organid või siis näiteks Terviseamet, kes tegeleb meelega selle hästi palju Eestis, on täiesti usaldusväärne allikas, kust võiks ka seda infot saada. Ja ühe lisana uurisime ka lastevanemate käest, et kas nad osalevad emakakaelavähi sõeluuringus või kas nad käivad naistearsti juures regulaarses kontrollis. Enamus vastajad, kõik vastajad tegelikult olidki naissoost, seega me saime seda niimoodi uurida. Ja tulemus oli selles osas head, sõeluuringus käiakse ja naistearsti juures käiakse ka regulaarselt kontrollis. Nüüd kvalitatiivse osa juurde liikudes kooliõde hulgas selgus see, et üldine teadlikkus HPV osas on väga hea ja kooliõed nimetavad vaktsiini elupäästvaks vaktsiiniks, mis on hästi positiivne kuulda, sest et vaktsineerimine on ühesõnaga selline ennetustegevus, mille mõju saabub näiteks HPV vaktsiini puhul siis 20-30 aastat hiljem, ehk see tunnetus on olemas, mida on hästi hea kuulda. Aga muret tekitav koht on see, et kooliõed tunnevad ennast koolisüsteemis abituna ja üksi jäetuna ja kooliõed mainivad, et see, kui palju nad saavad ennetustegevusega koolis tegeleda, sõltub väga paljugi juhtkonnast. Ehk siis, kui juhtkond on teema suhtes negatiivselt meelestatud või neid lihtsalt ei huvita see teema, siis need vahendid, mida kooliõde saab kasutada, aeg ja nii edasi, on ka suhteliselt piiratud. Õpetajate rühmaintervjuude tulemustest väljendus vajadus lisada vaktsineerimisega seotud teemad õppekavasse, et siin me võime mõelda, et kas võiks selline terviseõpetus natukene laiemalt hõlmata kõike seda. Ja koos õpilastega leiavad siis õpetajad ühiselt, et lapsevanemad on vaktsineerimisest vähe teadlikud ja nad vajaksid sihipärast teavitamist tervisteemadel. Ning kooliõpiliste puhul on üldine teadlikkus HPV ja HPV vastasest vaktsineerimisest madal. Kui me võrdleme tüdrukuid poistega, siis poiste teadlikkus on kas täielikult puudulik või siis väga madal ja olukord on siis kordades halvem venekeelsetes koolides, kus siis põrkutakse kokku nii-öelda sellega, et see teema on üldse tabu, sellest räägitakse vähe, teadlikkus on madal ja kooliõdedel on sellistes nii-öelda vene emakeelega koolides teemaga kordades raskem tegeleda kui eestikeelsetes koolides. Nüüd siis
uuringu viimase osa juurde jõudes, kus me uurisime siis tervishoiutöötajate hoiakuid ja teadmiseid, siis siit selgus niisugune valdavalt väike, aga veidikene muret tekitav vaktsineerimist ehk siis üldist vaktsineerimist ja HPV vaktsineerimist mitte pooldavate inimeste osakaal. Et kindlasti pooldas siis üldist vaktsineerimist 85% vastanutest ja HPV vaktsineerimist 79% vastanutest, et see HPV vaktsiin on kuidagi nagu mitte nii populaarne võib-olla või ühesõnaga seda vahet on natukene tundma. Teadmiste osas oli HPV vaktsineerimisega seonduvad teadmised head 30% vastanutest ning piisavad 57%. Ja muuhulgas siis 37% vastanutest arvasid eraldi, et nende teadmised vaktsineerimisteemalise kommunikatsiooni osas on puudulikud ja nad avaldasid tegelikult soovi nii-öelda selliste vaktsineerimise nõustamisoskuste täiendamisele. Ja loomulikult lisaks sellele nad väljendati ka soovi vaktsineerimisega väljendati soovi siis värskendada ka teadmisi vaktsiinide ohutusest, kõrvaltoimetest ja tõhususest. Ja nagu ma ütlesin, et me uurisime ka koolitusvajadusi, et siin on niisugune joonis ka, et kuidas nii-öelda siis pakkuda neid, et siin enamjaolt siis vastasid tervishoiutöötajad, et veebiseminar või kontaktõpe oleks parim vorm. Ja koolitused võiksid olla töövälisel ajal koos siis mingisuguse osalemisinitsiatiiviga või mingisugune kompensatsioon võiks olla. Ja ma olen oma ajast nüüd natukene üle läinud, ma vabandan, aga nüüd olemegi jõudnud oma ettekande lõppu ja kokkuvõtvalt siis võtame kokku niimoodi, et me saame oma ettekande puhul öelda, et HPV levimus Eestis on suur, seda me teame, hõlmatus on madal, HPV-vastase vaktsineerimise hõlmatus on madal ning suurenemas on ka HPV-ga seotud haigestumus peakaela ning pärakuvähki. Ja omalt poolt me soovitame teemaga tegelevatel inimestel siis fokusseerida lapsevanemate teadlikkuse suurendamist HPV teemal ja tuleks alustada nii-öelda süsteemset kooliõdede toetamist terves selles süsteemis ja üleüldiselt oleks hea, kui me võib-olla lihtsustaksime vaktsineerimise korraldust ka koolides või laiemalt üldse. Ja see on meie poolt kõik. Siia lõppu sai mõned lingid pandud. Ja, aitäh! Suur tänu teile, et te tegelikult läksite ajast küll üle, aga pole hullu, sest tegelikult te oma ettekandes nii palju lahendusi juba pakkusite välja, mida ma oleks nagunii tahtnud teilt küsida. Aga mida ma siiski küsin, on see, et Mari-Liis, kas sina oskad öelda, mis on selline peamine või enim levinud müüt seoses HPV vastase vaktsineerimisega või emakakaelavähiga? Üks müüt on kindlasti olnud see, et HPV-vaktsiin põhjustab naistel viljatust, aga tegelikult see hoopis kaitseb naiste viljakust seeläbi, et kui HPV põhjustab isegi emakakaelavähi eelseid seisundeid, siis nende ravi tagajärjel võib naisel olla raske hiljem rasestuda või peale rasestumist laps lõpuni kanda. Ja kui tal tekib vähk, siis peale vähiravi võib olla ka hoopis võimatu rasestuda. Et see on kindlasti oluline, mille peale võiks ka mõelda. Mida kommunikeerida. Oskar, kas sul on ka midagi lisada, mingi müüt, mille vastu sina soovitaksid võidelda meil kõigil? Ma ei tea, selles mõttes, et ega me oma uuringu raames uurisime ka neid, ühe ma tõin välja, et justkui nagu see vaktsineerimine edendaks seda seksuaalset riskikäitumist, mis on, võib-olla saan aru, kust see tuleb, aga praegult kohe võib-olla midagi lisaks ei oska tuua, aga kui me räägime võib-olla HPV vaktsiinist, siis on nagu hea ka, me räägime seda väga tihti sellises seksuaalkäitumise kontekstis, et võib-olla need lahti nagu harutada, et siis mingisugused sellised seksuaalkäitumisega väärarusaamad ei haaku nagu selle vaktsiini külge, aga see on ka siuke mõtlemiskoht, et kuidas nagu seda teha, et need väärarusaami ei tekiks, üldse leviks. Ja tegelikult vaktsineerimisel ju nii, nagu ma aru saan, on vaja mõlema lapsevanema nõusolekut
ja tegelikult mida mehed sellest arvavad, et nende tütreid ja poegi vaktsineeritakse HPV vastu, me liiga palju ei tea tänasel päeval. Ma saan aru, et siin uuringus olid ka kõik vastajad naised, et võib-olla see on ka üks selline koht, millele mõelda. Suur tänu teile selle sisuka ettekande eest. Aitäh!